No nii, võimas Ats Lahi, tervist! Lõppude lõpuks saime sinuga siis istuda võimsasti. Ja siis täna on ajalooline hetk, sellepärast, et sina oled minu siis isikliku podcasti esimene külaline. Ja kohe räägin sellest paar sõna. Kõigepealt tahtsin küsida, et kas sina tead, mis on vahe näiteks klassikalise intervjuu või siis podcasti vahel? No ma arvan, et see podcast on pigem siuke loominguline jutu ajamine ja vaatame, kuhu see teema areneb. Intervjuu on rohkem ette planeeritud selles osas. No võimas, ja suht õige. Ainuke asi on see, et kui me võtame klassikalist intervjuud, siis seal on intervjueerija, kes küsib küsimusi ja eriti oma arvamust ei avalda. Sest tähtis on külaline, aga podcastis on see vastupidi, et inimene, siis, kes seda juhib, võib ka oma asju nagu avaldada, rääkida oma story'st, oma jutte ja siis me tahamegi olla, et võib-olla mõned asjad, mida ma tegin siis Levile jaoks, olid niisugused rohkem ametlikumad, viisakamad, siis tõsisemad, siis siin me räägime kui tõsistematest teemadest ja ka teeme nalja ka, sest mulle tegelikult meeldib nalja teha ja kindlasti me täna seda nalja teeme. Aga jah, et siis podcast, selle formaat on siis, selle podcasti nimi ongi lihtne podcast. Niimoodi käib, sest kõik peabki siin olema lihtne, meil on siin üks kaamera, lisavalgusust ei ole, lihtsalt hüppame sisse üks laud ja siis hakkame siis suhtlema ja rääkima. Niimoodi, seepärast see ongi selline lihtne formaat, et me ei peaks seal midagi palju vaeva nägema, et inimesed, kes ootavad ja küsivad, mida ta tuleb, siis me peame ütlema, et tead, veel läheb aega, nii palju monteerimist. Ei, vastupidi, teeme juttu ära, räägime ja eesmärk ongi, et see sisu, mida me siin nagu siis räägime, olekski tähtsam asi ja huvitav. Mina isiklikult kuulan oma podcast, enamus podcast'e, mida ma kuulangi kuulates, mitte vaadates. Et ma teen samal ajal mingisugust asja, kas sõidan või koristan kodus või midagi veel ja niimoodi ma saangi päris suura hulga üldse läbi kuulata. Ja võib-olla enamus inimesel ongi just see täht. No mul täpselt samamoodi, et autoga sõita. Kes tahab vaadata su ägedaid bicepseid ja siis analüüsida. Ei ole enam nii ägedad. Ja siis palun väga, siis las ta vaatab. Aga siis alustame siis sinuga, et miks ma sind kutsusin on üldse sellepärast, et kõigepealt, et sa oled esitanud kaua siis niisuguse minu jaoks, ma nimetan seda nagu bodybuildingu, Eesti bodybuildingu maailma. Ja siis sa oled siin üks tublimatest tegijatest, keda ma isiklikult tean, sul on väga hea keel ja sellepärast tahakski sinuga nagu natuke rääkida erinevatest asjadest. Aga räägi kohe viimastest uudistest, et nagu ma saan aru, et sa praegu tegelesid sellega, et sa lõpetasid magistritöö või tegid magistritöö ja lõpetad siis magistrikraadi. Jaa, tere ka minu poolt kõigepealt siis. Aga praegult jah, põhiaur on läinud siis magistri lõpetamise peale ja lõpetasin siis Tehnikaülikooli IT-teaduskonnas ettevõtte digitaliseerimise eriala, mis on siis mõeldud mitte IT-ettevõtte digitaliseerimiseks, et mitte nii palju programmeerimist, pigem nagu selline juhtival tasandil. Ja eile sai kõik asjad tehtud, esitatud. Nii et sellega on korras. Aga kas sai juba tulemusega kätte? Ei, tulemust veel ei ole. Aga läbi kindlasti ei kukkunud, et sellest on hea. Ise oleks tahtnud natuke paremini teha, nagu alati. Diplom siis on kindlasti juba käes? Diplom on käes. Aga mis sa ise arvad, kui palju see üldse haridus, kõrgharidus annab täna juurde, mis sa arvad? Kui sina oled juba tegelenud ju mingisuguste, töötanud selles valdkonnas, millele siis edasi õppisid? Ja, et see minu jaoks see magistri eriala oli juba loogiline jätk nagu asjale, et ma tegelikult bakalaureuse poolest olen mehaanikainseneri haridusega, et see tehnika mind alati huvitanud, aga karjäärikäik on pigem läinud inseneri rolli pealt, siis kõigepealt olin projektijuht, nüüd olin tootmisjuht ja tegelikult, mida ma pole öelnud, ma alates juunist olen uue koha peal üldse. Ongi nii? Jah, aga mitte niivõrd tehniline, et alates 7. juunist ma olen siis Jõusal Gym, Baltikumi tegevjuht. Ongi nii või? Nii on. Oho, et siis saame toetada siis Gym'i ka siin. Aga siis Ats kohe ma siis ütlen, et siis võimsadele tegijatele nagu mina, siis see Gym'i sissepääs nüüd peab olema tasuta. Et sa korralda seda. Kas sa tead, kui palju, ma tegelikult ei ole seda üldse reklaamin või sina üks väheseid inimesi, kes teab, et ma selle väljakutse olen vastu võtnud,
et isegi sealt, kui palju on tulnud seda juba, et noh, nüüd on siis tasuta. ei, aga vaata, mina selles mõttes, ma teen seal ilusti trenni, mina ei ole see mees, kes läheb džimmi, lobiseb ja siis paneb pilti välja, siis nagu ma olin. Ma olen vastupidi. Seda ma usun, et sul see tööeetika on hea. Ja tõsiselt trenni, seepärast varsti podcast saab kuulsaks, siis džim ise pakub. No, absoluut. Vot, kuule, aga lähme siis selle võib-olla selle põhiteema juurde, ehk siis nagu sa siis mainisid, sa oled siis mehaanik-insener, on ju, ja siis tuli välja, et sa siis inseneerisid viimasel aastatel oma keha välja väga võimsaks, et sa siis võitsid siin Eestis kindlasti esikohtasid ja ka välismaal on ju maailmameistrivõistlustel, ütleme niimoodi, ei jäänud viimaseks. Ei jäänud viimaseks, jah. Vot, ja räägi üldse sellest, kuidas üldse see kirg või soov jõusaali vastu tuli, ja sest minu jaoks, ma mõtlen ausalt, see kuni viimase ajani on see jõusaal olnud nii igav asi alati, sest ma tegin alati võitluskunste ja alles siis, kui ma hakkasin ise treeneriks töötama ja kui ma hakkasin iga nädal andma üle, ma ei tea, 20 trenni, siis ma sain aru, et mu aju lihtsalt ei viitsi nagu teha seda sama asja, mida ma olen õpetan igapäevaselt. Ja siis ma mõtlesin, et mida võiks teha. Siis meie eelmises saalis versuses oli siis väike jõusaal. Ja siis ma mõtlesin, äkki prooviks jõusaali ja siis asi hakkaski pihta ja hakkas meeldima asi kusjuures. Aga räägi, kuidas sina siis jõudsid ja millal sa üldse, hakkasid süsteemselt selle jõusaaliga siis tegutsema? Ma võiks öelda, et mina olen kõik need kivid läbi komistanud, mis komistada annab, et alates valest toitumisest, mitteoptimaalsest treeningust ja et alguse sai see keskkooli alguses, et enne seda ma olin natuke mängisin võrkpalli, midagi kergejõustikku tegin. Keskkool on siis nagu gümnaasium või? Jah, ütleme 10. klassist alates, et kogu aeg olin hästi kleenuke poiss olnud, liikuda mulle meeldis, aga ega ma mingisugune tituleeritud sportlane ei olnud, et igas asjas siuke keskpärane. ja ma läksin minu meelest oli 10. klass, kui ma läksin jõusaali ja siis oli ju see aeg, kui meest mõõdeti rinnalt surumise järgi. Et kui palju sa surusid, siis seda rohkem mees sa olid nagu. Ja mina läksin saali ja siis ma surusin seal 50 kilo üles niimoodi, küünarnukid käisid nagu kanatiivad ja mõtlesin, et oi, et see on midagi nagu valesti, et võiks nagu tugevam olla ja siis ma hakkasin nagu saalis käima, aga see oli siuke 3 korda nädalas rinnad surumine, siis seal korra nädalas tegid mingi kükki ja võib-olla tõmbasid seal jõutõmmet ja sellega nagu asi piirdus. Toitumine oli siuke, et enne trenni võib-olla saiakene ja siis tegid 3 tundi trenni. Ja siis oli täiesti läbi, on ju? Tead, noor keha talub hästi. Mida ma olen nüüd aru saanud, et vanemaks saades, et mida vanemaks saad, seda targemini pead treenima, et üldse areneda. Et noor keha, see talub igasugu lollusid, et teed ja lammutad ja... Aga ma ütlen sulle kiiresti selle protsessi jooksul, et näiteks rinnasurumine, näiteks mina ise avastasin, et kui ma hakkasin jõusaaliga tegelema, käed olid kõige tugevamad, selg ja jalad olid kõige nõrgemad. Aga siis ma vastupidi praegu rinda teengi, kuskil 50-60 kilo, just selle jaoks, et mu rind ei läheks kangeks, siis muidu mu löögitehnika läheb nagu väga halvaks. Ja seepärast näiteks, kui sa 50 kilo sa sealt tegid, minu jaoks just rind on nagu 50-60 ongi paras. Ma teengi 15 kordumist vähemalt üritan teha ja see mulle nagu piisab. Seepärast ma ütlen sulle ausalt, et isegi 50 tol ajal oli päris hea tulemus. Kui palju su maksimum praegu on muidu? Üle 170 ma surunud ei ole, et tegelikult ma lähen nüüd pühapäeval lamedassurumise võistlusele, see on mu esimene jõutõstmise võistlus, et kuulajad ei tea, aga ma aasta algusest hakkasin nagu natuke rohkem süsteemsemalt siis jõutõstmise peale. Selleni me jõuame. Okei. Aga siis oli siis keskkool, on ju jõusaal, tegid süsteemselt, aga ja siis hakkasidki tegema seda asja numbes. Siis nagu hakkas tulema, jah, ma ei ütleks, et see siuke süsteemne ja organiseeritud treening oli, see oli selline, et mulle meeldis käia, mulle meeldis see, et ma siin omal ajal minna, mul ei olnud niimoodi, et näed, kell 6 algab treening, ma pean iga päev või üle päeva kell 6 olema, ma läksin, siis kui mul aeg oli, mõni päev kell 2, mõni päev kell 8 õhtul, ma sain oma treeningu alati ära teha. Aga kuni keskkooli lõpuni siuke suhteliselt süsteemitu treenimine ja keskkooli lõpus ma veel mäesuusatades vigastasin jalga, mis tõttu siis mul põlvekõõlused rebenesid kuidagi siit, või sidemed tähendab, rebenesid siit
sisepõlvest ja siis ma ei saanud peale seda jalga mingi 1,5 aastat treenida. Aga ta ei olnud nagu puruks? Ta ei olnud nagu puruks, ta oli selles suhtes, et ma käisin kirurgi juures ja ma pidin 1,5 aastat mingit jalatuge kandma, kus olid siuksed siinid ja mida mööda siis nagu põlv liikus, et ta külje peale välja ei läheks. Et see natuke nagu pärssis seda jõusaali arengut ja sealt tekkis ka siuke alakeha, ülakeha ebaproportsionaalne areng, et ma ikka jõusaalis üritasin edasi käia ja tegin nagu ülakeha harjutusi nii palju kui sain ja aga siis ma tulin Tallinnasse, hakkasin ülikoolis käima ja siis ma läksin 3D-treeningusse, tegin vahepeal jiu-jitsut. Aga siis sa ei olnud veel nagu, ütleme, siis sa veel ei võistelnud kulturismis? Ei. Ma olin lihtsalt mingit, teadsin Arnoldit, Ott Kiivikat, aga ma isegi ei mõelnud sellest asjast, et ma tahaks lavale minna, ma lihtsalt tegin, mulle meeldis seda teha. Ja ma arvan, mu kaal oli seal käsku lõpus mingi 84 võib-olla maksimum kusagile sinna kanti. Ja siis kui ma tulin Tallinnas, hakkasin 3D-treeningus käima, jitsi tegema, äkki ma mingi 2-3 aastat tegin seda, siis mu kaal langes mingi 73 peale vist. Aga sul on mingi vöö ka olemas või? Kui sa nii pikalt tegid? Jaa, mul on no-giid tegin. Alguses no-giis üldse ei antud vööd välja veel. Ja siis, enne kui ma ära lõpetasin, siis ma sain vist valge vöö mingi siniste triipudega. Okay. Aga see oli sellel hetkel, kui hakati alles andma no-giile. Et enne ainult giiga treenijatele vöid välja. Aga siis ma läksin sõjaväkke ja peale sõjaväkke ma nagu tagasi sinna ei jõudnudki, kahjuks. Sõjaväkke, mina alati nagu täpsusta palun või siis õpeta mind, mis on vahe kaitseväel ja sõjaväel? Keegi lihtsalt mulle ütleb, kui mõtlen, et keegi läks sõjaväkke, või ei, kaitseväkke. No sõjavägi, ütleme, sõna kõlksuna rahvasuus on see, ütleme, tegelikult on ajateenistus, ajateenistusse läksin, rahvasuus sõjaväkke. Kaitsevägi on ikkagi see vägi, mis on reaalsed sõdurid, nad on palgal, nad kaitsevad Eesti riiku nagu oma põhitööna, nagu, et nad on kaitsevägi selles suhtes. Mis üldse nagu kaitseväest arvad muidu kiiresti? Pigem hea kogemus või? Jaa, hea kogemus. Täpselt selline asi, et mulle meeldis see tegevus seal. Mõned asjad seal on siuksed, mis on nagu küsitavad, aga samas ma paneks seda sinna valdkonda, et sa pead mingisugust psühholoogilist stressi ka õpetama taluma. Et mõned tegevused ongi nürid ja siuksed, et sa teed jälle ja sa ei saa aru, miks, aga tegelikult see on see vaimne pool, mida sa arendad sellega. Palju sa olid muidu seal? 11 kuud. 11 kuud. Alex, meie kaameramees oli ka, et oli Kuperjanovas seal. Ma olin ka Kuperjanovas. No näed, 11-12. Jalavägi. Et jalavägi ja Savi. Kapten Savi. No siis jääd Kuperjanovi siis nendele siis juhtidele siis tervitama. Muidugi, ei, väga äge oli ja seal tegin aspiratuuri läbi ja siis ma olin rühmaülem peale seda. Ongi nii, no sina oledki, näedki niimoodi välja. Aga okei, nüüd tulid tagasi, räägime siis äkki selles hetkes, kui sa hakkasid siis võistlema. Okei, teeme veel ühe küsimuse. Et vaata, on palju inimesi, kes nagu vaatavad nagu mina umbes. Et mina hakkasin üldse nagu bodybuildingust, ütleme niimoodi, kulturismist nagu aru saama alles siis, kui ma vaatasin legendaarset filmi Pumping Iron. Vaat siis ma üldse aru sain, mis on see vahe, mis on see võistlus, mida mõõdetakse nagu, kõik need proportsioonid on ju, et see, muidu enne ma ei saanud aru, nad tulevad, poseerivad seal nagu, pigistavad ennast nagu, ja siis mingi keegi saab esimese koha, keegi teised, aga film Pumping Iron nagu selgitas mulle nagu, et ütleme siis põhimõtteid ja siis ma hakkasin natuke rohkem seda jagama. Aga jälle, meil on olemas sõna bodybuilding, meil on olemas sõna nagu, ma ei tea, kulturism ja siis on mingi võib-olla fitness. Et võtame näiteks bodybuilding, kulturism, mis on nagu nende vahe või ei olegi mingid vahed? Bodybuildingul ja kulturismil otseselt vahet ei ole, need on lihtsalt eesti keeles on ta kulturism ja bodybuilding on siuke ingliskeelne või rahvusvaheline nimetus on ja see on siuke üldnimetus, ütleme. Ja siis on ka tegelikult, ütleme, kategooria on eraldi, on open bodybuilding ja Eestis on nagu siis kulturism, mis ongi siis nagu open bodybuilding ingliskeelses vastas. Selge, aga palju sa oled siis, sa oled ju mitu korda vähemalt 2 või isegi rohkem olnud siis saavutanud esimest kohta siin Eesti võistlustel? 3 aastal jah. 3 aastal. Ja mis, ma tean, et seal on erinevad kategooriad ka. Mis kategoorias sina olid? Mina võistlesin men's physique'is
Eesti keeles on selle nimi Ranna Fitness, aga mulle lihtsalt ei meeldi see nimi, sest minu meelest see sai kiuslikult pandud mingi hetk, sellepärast et seal võistluskategoorias on nii-öelda need lühikesed püksid, ütleme nende kajakate asemel siis. Et tegelikult rahvusvaheliselt on ta men's physique, mis ongi siuke, ütleme, ka peaks olema igale mehele, no igale on tegelikult raske öelda, aga ütleme, ta peaks olema saavutatav vorm, ilma et sa peaksid kasutama dopingut, ilma et sa peaksid mingit ulmelist geneetilist raami omama, et ta peaks olema siuke saavutatav, võimalikult tervislik vorm välja nägema. Ja siis olid 3 korda, kas järjest või mitte? Need ei olnud järjest, ma olin 2016 oli me esimene aasta, mis ma võistlen, siis ma olin teine, 2017 ma olin esimene, 2018 ma ei võisteld ja 2019 ja 2020 olin ka esimene. No näed, võimas. Aga räägi siis, 2016 oli esimene kord, kui sa said esimese koha. Teise koha. See oli me esimene võistlus selles suhtes. Okei, et kui sa hakkasid võistlema, siis oli juba kohe päris hea tulemus. Ja ütleme, esimene hooaeg ma ei käinud kusagil suurtel välisvõistlustel. Ma käisin Lätis võistlemas, mis on nagu, ütleme, oli Baltikumil avatud võistlus. Et Eesti tasemel, ütleme, see konkurents on nagu ta on, et meil on nagu siuksed üksikud head võistlejad, aga ütleme, me ei saa siukest pikka rivi üldiselt kokku, kus on kõik on head, et jah, nii ta paraku on, et väike riik ja... Okei, aga kui sa said selle teise koha, siis kui tõsiselt sa juba võtsid seda siis kulturismi enda jaoks või lihtsalt läksid tegid jõusaalis trenni? Ei, see oli ikkagist planeeritud minek, et enne seda üks sõber Egert Oijov mingi hetk nagu me nagu rääkisime ja siis ta nagu kuidagi tuli jutuks, et võiks nagu ka proovida ja siis sealt nagu tekkis see plaan ja siis ma ikkagist nagu teadlikult selleks valmistusin, et see ei olnud nii, et ma nüüd kõnnin saalist lavale ja vaatan, mis saab, et ma ikka tegin 3-4 kuud teed enne, õppisin seal mingid poosid ära küll väga kehvasti, aga siiski ma tegin nagu tööd, ma enda poolt üritasin kõik, mis võimalik teha. Aga räägi palun, kui palju sa siis kaalusid enne seda nagu lavale minekut? Ma tean, et sina ju võtad kaalu maha. Ja kui ma mäletan õigesti, siis mu kõige madalam kaal oli 78,5 äkki vist. Kui sa lava peal olid? No ütleme siis nagu hommikul enne lava, kui ma õigesti mäletan, siis see oli 78 midagi. Aga kui palju sa olid ennem, siis nagu kui palju sa pidid maha võtma selleks võistluseks tavalisel hooajal? Ma arvan, olin siis mingi 89. Umbes 11 kilo, 10-11 kilo see peab nagu maha võtma. 10 kilo oli jah esimese hooaja maha võtmine. Päris karm ju. Ja, aga on poisse, kes teevad 25 ja aasta aega tuled. Et see on juba, see hakkab juba vaimule. See ei ole mitme. Aga kes siis esimene oli see 2016? Kaspar Tõnisson, 1 punktiga kaotasin talle. Okei, selge. Ja siis juba tegid ära pärast. Kusjuures Kaspar Tõnisson ei ole peale seda võistelnud. Et ma ei tea, kas ta kunagi tuleb ka. Aga räägi palun, Nats, vaata, sa juba nimetasid, sest jälle, minu jaoks on jälle see niisugune suur, nagu ma ei tea, niisugune salat. Seal on nii palju kategooriaid, on olemas men's physique. Mis on veel olemas? Praegult on siis meestel olemas men's physique, on klassikaline kulturism, siis on classic physique ja siis on nagu open bodybuilding. Ütleme, suures plaanis on 4 kategooriat meestele. Seal mõndadel võistlustel on seal mingi klassikaline kulturism games veel juures ja mis on nagu siuke kergem klassikaline kulturism. Ma arvasin, sa ütled praegu teise sõna. Gamesi asemel. Ja siis on tegelikult varem oli ka fitness, meeste fitness, mis siis oli siis selline, kus sa tuled ka teed akrobaatilisi liigutusi. Aga okei, räägime nüüd, võtame 4 kategooriat on ju, mis on nende vahe? Esimene on siis men's physique. Nii, men's physique on nendest võib-olla kõige erinevam, sest et seal on, poosid on täiesti erinevad, sa ei tohi seal teha kulturismipoose, mingisugused topeltbitsepseid või asju. Ta on siuke, sa ei tohi seal eriti ka pingutada, kuigi sa tegelikult nagu pingutada mu kõhulihasid ja kõik, aga see peab välja nägema siuke effortless. Et see on loomulik. Nagu loomulik, sportlik, kuiv siuke, ütleme, proportsioonis keha. Okei, aga lähme edasi, järgmine kategooria. Siis on klassikaline kulturism. Ja mis on siis nagu nende vahe?
no ütleme, ma jätaks selle mensfüüsiigi jätaks eraldi ja siis ma võtaks siia need 3, võtaks klassikaline kulturism, klassikfüüsiik ja kulturism. Need on siis kõik, mis on juba lühemate pükstega ja seal on põhiline vahe on kaalu ja pikkuse suhe. Et klassikaline kulturism on kõige madalama kaalu ja pikkuse vahega, ütleme mina oma pikkuse kohta, ma täpselt ei mäleta, ma mingi hetk kalkuleerisin, äkki mu maksimaalkaal võib seal olla mingi 86 kilo vist laval või oma pikkuse kohta. Et kui sa oled üle, siis sa ei saa klassikaliselt kulturismis võistelda, sa oled liiga suur selleks. Ja ma saan aru, et seal nagu on selline proportsioon on ju kaalu ja pikkuse vahel. Ja kui sa oled liiga, kui sa nagu, ütleme nii, kui sa sind ei koti, on ju, siis sa lähedki sinna kõige maksimaalselt. Siis sa lähed kulturismi, jah. Ja seal vahepeal on see klassikfüüsiik, mis on siis natuke suurema selle kaalu ja pikkuse suhtega ja minu kohta, mina peaks 1,80 m pikk, ütleme, kusagil 93 kilo oleks nagu minu piir. Et see on see kategooria, kus mulle nagu meeldiks kunagi võib-olla proovida võistelda, aga noh, ma ei täida oma raamiga seda kaalu ära, et ma kindlasti nagu ei jõua sinna 93-ni. Nii, jälle mu nõrk märu. Mensfüüsiik, siis klassika on ju see kulturism on ju, siis kus on piir olemas. Aga mis on siis järgmine, see füüsiik? Klassikfüüsiik. Ja mis on siis see vahe? Seal on tegelikult klassikfüüsiik tuleneb, täpselt sa rääkisid sellest pumping ironist, on ju, tulebki sellest Arnoldi Golden Erast, kus on, seal on püksid on ka natuke siukse, ütleme laiema siukse selle puusa osaga ja seal poosid on ka natuke teised, et seal tulevad Arnoldi ajast siuksed poosid, et ta on siuke esteetika peale rohkem üles ehitatud, et mehed on väiksemad kui ütleme avatud kategooria kulturismis ja ta on nagu esteetilisem. Et seal on mingi poosi vahel, vaakumpoos näiteks on kohustuslik seal, et see, kus sa tõmbad omal kõhu sisse ja siis sul tuleb siuke nagu siuke tühimiks ja alakõhtu ja no sellised huvitavad asjad. No võib-olla jah, seal sa pead natuke rohkem nagu siis ja selle ütleme see vabakava siuke flow on ka seal nagu tähtsam, et see tulebki nagu väga siuke loomulikult välja. Okei, aga lähme siis sinna selle kõige suuremasse, see nagu open on ju. Open, mis ongi jälle, selle nimetus on open. No tegelikult on nagu avatud kategooria kulturism nagu. Et sinna läheb, seal siis loeb ainult see, kes on kõige suurem. Noh, ütleme võistlustel, kui võtta MM ja EM, siis seal on ka kaalukategooriad veel. On seal algab vist, ma ei tea, 70-st või siis tuleb 75, 80, 85, 90 on ju seal vahemikus, et noh, siis sa pead lihtsalt kaaluma mahtuma, et sul vahet ei ole, mis pikkus, et kui sa oled 90 kilo ja mingi 1,60 m pikk, noh, siis arvatavasti sa oled väga jõmmen ja siis sa oledki seal kuni 90-s. Jah, aga saan aru, aga räägi, sina ju käisid 2 korda vähemalt maailmameistrivõistlustel. Jah, 2 korda. Ja 2 korda sa saavutasid 5. koha. Jah, naljakal kombel. Aga see tähendab seda, et sa olid nagu finaalis. Jah. See tähendab seda, et sa pidid sinna jõudma ka. Jah. Aga palju siis, ütleme nii, et kui sa olid siis said 5. koha. Palju siis inimesi alguses on? 2018 ma sain 5. koha, siis ma võistlesin Poolas ja minu kategoorias oli 24 meest minu pikkuse kohta. No päris hea. See on päris hea tulemus. See oli mu esimene MM ja ma läksin sinna nagu selliste ootustega, et ma lähen osalen ära ja siis ma tulen koju ja ma saan nagu linnukese kirjata, ma olen MM-il käinud. Et see oli nagu minu see nii-öelda rahulolu, mis ma nagu otsisin seal. Aga see, et ma jõudsin finaali ja lõpuks 5. kohale, see oli nagu mind-blowing minu jaoks. Päris äge. Aga objektiivselt vaatame, mida ma kuulan tihti kõikidelt, et kes nagu ei võida seal esimese koha või ei saavuta neid kohti, mis nad arvad. Alati on see, et mingi kohtunikud seal midagi muud vaatasid, aga sinu puhul, kui sa said 5. koha, kas see, kes näiteks sai 2., 3., 1., et nad olid tõesti paremad. Mis arvad? Ma ei võtaks neilt midagi ära, et see oleks nagu väga egoistlik, kui ma ütleks, et ma väärin paremat, see tähendab, et ma paneks kellegi teise eestpoolt nagu endast tahapoole, nagu alavääristaks tema tööd, et mul ei olnud ka minust eestpool ühtki sellist inimest, kellele ma ütleks, et kuule, sa oled kehvem. Ei, aga kas sa reaalselt nägid, et need on nagu tugeamad, et nagu mul on veel vaja tööd teha? Ei olnud nagu siukest vahet, et suhteliselt selline, ütleme see lihasmass on suhteliselt võrdsel tasemel, on ju. Noh, muidugi on mõni mees, keda sa näed, et kellel on see nii-öelda see piht ongi tead nii peenikene ja siuke, see puusaluu on kitsas ja väga kitsas nagu. Ja see on hea siis? No see on hea, sest sul tuleb nagu kergemini see kolmnurk välja, on ju.
et jah, sa näed ära tegelikult kellegi, kes on geneetiliselt väga andekas, aga samas see ei tähenda, et ta nagu sind kindlasti võidab, et võib-olla ta nagu lava peal ei oska seda esitleda. Jah, seda, jah. nagu, et Aga see esinemine see on on nagu sama oluline. vaata nagu boksis on, et mõni teeb saalis väga hästi trenni, lava peal on kramp on ju, või seal võistlustel on kramp ja ei tule midagi välja. See esinemine on siis oluline. No muidugi, et see... Et seal lihtsalt seda poseerimist on ju seda lihtsalt kui... Et kui me võtame lihtsalt selle poseerimise välja, siis ütleme, võistlus on igal spordialal oluline. Sa pead seal performima, on ju. Noh, samamoodi, kui sa, ma ei tea, odaviskes lähed krampi, on ju, sul ei tule tulemust, seal on samamoodi, et kui sa ei suuda esile tuua seda paketti, mille nimel sa oled tööd teinud, noh, siis ei ole sellest kasu ju. Aga räägi ka teisest MM-ist, oli just hiljuti, on sa käisid, samamoodi 5. koht ja palju siis oli inimesi? Siis oli, kas oli 10, ma võin eksida, aga igastahes poolfinaali oli juba, et siis eliminatsiooni raundi ei olnud. Et võistlejad oli vähem. Sest koroona täpselt, et osad riigid, paljud riigid ei saanudki tulla ja paljud sportlased ei tahtnud ka seda riski võtta, et nüüd jään kusagile piiri taha kinni ja karantiini. Aga samas need, kes kohale tulid, olid väga hea vormi teinud. Et ütleme, see filter oli vahel, et need, kes nagu olid sellised poolpehmed, et nemad nagu ei viitsingi seda riski võtta, et kes tulid, olid endas kindlad. Et sellest ma ei saaks öelda, et ta nüüd nagu tunduvalt kergem oli nüüd, et nüüd kuna vähem oli, et tase oli ikkagist nagu väga hea juba poolfinaali tasemel. Aga jah, aga mis sa nüüd arvad, kas nagu see 5. koht oli ka nagu ette arvata või sa mõtlesid, et nüüd esimene kord oli 5. koht, nüüd ma teen rohkem tööd, siis kindlasti tahaks nagu mingi 4. või 3. saada. Mina muidu arvasin, et just niimoodi juhtubki. Ja vaata, see on nagu inimloomuses ka, see progressi tagaajamine, see ambitsioon on nagu loomulik osa, et kui ma olin 5, nüüd ma tegelikult sisimas oleks tahtnud ikka nagu pronksmedalile tulla, et kui ma nüüd top 3 olen, siis on nagu hästi. See oleks jumala uhke. Aga tegelikult tuleb ikkagist endale meelde tuletada, et see on MM, et see ei ole siuke lambi külavõistlus, kõik arenevad, mitte ainult mina ei ole trenni teinud ja teised poisid istuvad kusagil nurgas, et sealt ei saa mitte midagi nagu loomulikult võtta, et nüüd lähen, et eelmine kord 5, nüüd ma olen kindlasti parem. Et väga paljud näited on ikka see, et sa tuled järgmine aasta ja ei saagi finaali, võib-olla sa isegi poolfinaali on, et läheb niimoodi, et... Täpselt, aga sinuga ju käis keegi veel on ju viimasel MM-il Eestist. Nagu oli ju mingi väike koondis ju. Ja, selles suhtes jaa, et minu kategoorias ei olnud. Minu elukaaslane, Liis Marian, võistles bikiinis, tema tuli 7, et ta napilt nagu finaalist välja. Ja siis meil oli veel seal naisi, bikiini võistlejad olid enamus. Ma mälet vist mehi ei olnudki. Ma ei ainuke mees, kes võistles. No näe. Meil oli väike koondis võrreldes nüüd näiteks, et EM-il nüüd sellel aastal käis 25 Eesti sportlast. Nüüd just. Aga kui naisi võtta, mis kategooriad on seal? Naistel nüüd on, kõige populaarsem on bikini fitness. Siis on, kui natuke rohkem lihasmassi, siis on body fitness ja siis on, vaata nüüd, women's physique on vist edasi. Ma pole sellesse nii... Olümpial on igastas women's physique ja nüüd tuli juurde ka women's bodybuilding tuli tagasi. Et see vahepeal kaotati ära, sest see läks nii robustseks. Mis see näeb robustseks? No naised läksid nii ebaloomulikuks, et ühiskonnas tuli vastu nii nagu suur kriitika, et need naised on nagu friigid, need naised olid suured nagu mehed, et selline asi oli nagu tervislik ja siis see aastateks nagu üldse võtta see kategooria maha, et ei tehtagi seda, kuna see nagu on üldsusele vastu võetamatu. Aga nüüd sellest aastast nagu toodi tagasi selline. Aga mis sa selles üldse nagu arvad, et naised lähevad nii suureks? Mis see minu arvamus on, et inimesed teevad igasugu imelikke või huvitavaid asju nende jaoks, et mingile maale on ta nagu minu meelest väga äge, et naised oma keha arendavad. Aga kui võtta nüüd see women's bodybuilding, kus on nagu nii suureks ja massiivseks läinud, mõnes mõttes on huvitav näha, et kuidas nagu naine areneb, aga teiseks sa tead seda pahupoolt, et mis seal tegelikult toimub, et selliseks saada, siis see on nagu kaheti tunded on sellega. Nojah, üldse tegelikult, kui ma küsin ükseid küsimusi, tead, kus nagu, kui vastus siis võib-olla kellegile ei meeldi, see on täna meie ühiskonna niisugune suur viirus. See on kõik on liiga poliitkorrektsed ja tegelikult sellega peab tegelema, sest kui keegi ei tegele, kõik on niisugused viisakad, kõik nagu
ütlevad kõik niimoodi, et kõikidele peaks nagu meeldima, oi, me võime nendele haiget ja oi, äkki nemad mõtlevad vale, siis meil ongi niisugune ühiskond, nagu meil praegu Eesti poliitikas on. Tead, vähe, kes üldse julgeb midagi ütelda, aga selles mõttes, et kui sa midagi välja ei ütle, see ei tähenda, et sa ei mõtle niimoodi. On ju, see tähendab, et sa mõtled, lihtsalt sa ei saa seda kuidagi väljendada. Minu arust, et see võib-olla selle podcasti üks nagu mõtetest ongi see, et missioonilised, et peabki nagu rääkima seda, mida nagu sa arvad ja pole vaja seda, nagu seda karta, sest tegelikult mõned inimesed kritiseerivad, aga teised inimesed nagu nii vastupidid, et ma mõtlen samamoodi ja see tüüp on äge tüüp ja minu arvamus on arvamus, seepärast mõtlengi, et me peamegi nagu avalikult mitte kartma, sest muidu läheb asi üldse nagu hulluks, aga see selleks. Vot, no jah. Aga sina? Mis sina arvad selle? Ma arvan, et võtmesõna on nii kaua, kui asi on loomulik. Nii kaua kõik on äge. Ma olen sellega suht sama meelt. Sest vahest ma näen, ütleme niimoodi, kui me hakkame, see dopingu teema on meil natuke hiljem, aga kiiresti, kui ma mainin seda, siis on ju, sest tuleb välja, on ju, et kui naised tahavad kasvada suuremaks, võimsamaks, on ju, siis nad peavad kasutama neid meesohormoone. Ja esimene asi, mis ma panen tähele, kui ma vaatan mingisuguseid, ma ei tea, pilte, nagu on see naiste pilk. Ta muutub nagu niisuguseks mehelikuks. Ja kui te mõtlete, mis tähendab mehelik, siis on kõige parem näitaja, et mitte kedagi nagu haavata, on siis on selline fighter, MMA fighter naine, nagu see Chris Cyborg. Ja kui sa vaatad tema pilku, see on täielik mehelik pilk. Ja muidugi ma hakkasin näitama näppu, aga vahest, kui sa vaatad mingid naisi, sa näed suht sarnast pilku. Mitte päris sellist, aga sarnasust. No, siis sa hakkad küsima, et sa saad aru, et see on kindlasti selline värk ja ma ei tea, aga mis seal nagu head on ju. Ja see ongi jälle, kui me räägime dopingust, see ongi see, et see limiit kaob ära, sest see on nagu surmakaristusega on ju, või see surmanuhtus, mis ongi, et kui seda ei ole, siis seda ei ole. Aga kui see on olemas, siis seda võib nagu laiendada. Kasutame nüüd seda, kui inimene on tapnud teise inimese, aga kasutame siis seda, kui inimene on, ma ei tea, keppinud mingisugust last ja niimoodi, see võib nagu laieneda. Selle dopinguga sama asi, et see piir kaob ära. Et kasutame nii nagu natukene, et sport läheb parem. Aga võiks nagu natuke veel kasutada, läheb veel paremaks. Ja see on see asi, et nagu paljud inimesed ei suuda ennast kontrollida. Ja ma arvan, et seal peab olema selles suhtes null tolerantsi piir nagu, et ei ole nii, et ma tegin natuke ja nüüd siis nagu see ei ole nagu päris tegemine, on ju, et seal ongi, kas sa teed või sa ei tee, on ju, et see on sinu isiklik valik. Ja kui meeste puhul on ju, võib-olla paljud naised tahavadki, et mees oleks niisugune suur, niisugune võimas lihastega, nagu, et nagu juba saab kohe orgasmi kätte, on ju, ainult vaadates tema peal, siis võib-olla kui sa vaatad naisi niimoodi, kes on suured, siis nagu võib-olla tekib vastutustunne. On ju, et mitte mis vastutunne, nagu tuleb nagu sa ei taha seda vastu võtta nagu. Jah, ütleme naiselikust vaatest kui ta on ikka, ütleme, kasutanud aineid ja ta on pikalt treeninud ja see visuaal on ka vastav sellele, on ju, et tõesti ta ei ole nagu naiselikus mõttes nagu ütleme siis niimoodi niivõrd seksikas, et mehel on ikkagist ju mingi mudel peas naisest, nagu, mis on tulnud kuidagi evolutsiooniliselt kaasa, millised sa tahaksid seda partnerit näha, kes on jätkusuutlik. See on väga tähtis nagu vorm, et või siis kuidas sa ütlesid seda, et jah, evolutsiooniliselt ikkagi me kõik nagu vaatame, siis nagu hindame, aga jälle lõpuks on nagu iga enda asi, aga kui lihtsalt küsida ja arvata on ju, siis tihti inimesed igal pool, rahaga, ma ei tea, tihti ei saa tunda seda piiri. Aga üks tähtis küsimus, mida tahaksin sul küsida, on muidugi see, et bodybuildingus ehk siis kulturismis on olemas organisatsioonid. Ja sina, ütleme, on nagu enim austatud, on nagu vähemalt, nagu on olemas nagu selline nagu MMA-s on siis nagu niisugune UFC, on siis MMA suurim organisatsioon, et kui sa seal oled maailma meister, see tähendab, et sa oled tõesti nagu kõige kõvem mees. Ja siis bodybuildingus ehk siis on ka mingisugune see põhiorganisatsioon. Ja selle nimi on siis
Noh, tegelikult NPC on nüüd selle nimi. Kunagi oli ta IFBB, kõik üks IFBB, aga ühel hetkel nad läksid laiali. Vot, selleni ma tahaksin jõuda. Sina võistlesid, kui sa käisid viimasel maailma meistrivõistlustel? Mina võistlesin nüüd, ütleme see, mis lahku minnes jäi IFBB-ks. Mina võistlen selles kategoorias või selles liigas. Ja seal on, ütleme, dopingukontroll on suurem. Ma ei ütle, et see nagu heal tasemel see dopingukontroll on, kindlasti mitte. Seal on väga palju puudujääke, eriti teatud riikides. Aga ütleme, seal vähemalt on mingisugune. Teine pool on siis NPC, kus nagu ei kuulutata välja avalikult, sest see on ebaeetiline öelda, et me nüüd kasutame või me ei kontrolli, aga ütleme, ei kontrollita. Et mis on siis nii-öelda selle bodybuildingu peale üles ehitatud ja see on ka see, kust sa pääsed nii-öelda olümpiale, mis on siis nii-öelda see, kus sa saad selle UFC mõistes oma championship beldi lõpuks peale. Et tuleb välja, et siis nagu kui lühidalt, et see IFBB on siis rohkem, nagu ütleme nii, puhta spordi eest või puhtama spordi eest ja NPC, need nagu tähtis on see tulemus. Jah, võib öelda küll, et NPC eesmärk on, või ütleme, sportlase eesmärk NPC-s on see visuaal, mis sa lõpuks saavutad, et see, mis vahendeid sa kasutad, sa võid seal naturaalselt ka teha, keegi käsi sul seal midagi teha, aga ütleme, et seal väga ei saavuta, kui sa naturaalselt midagi teed, sest et seal on mehed ees, kes... Kuidas on nagu NPC, nagu, mis see tähendab, mis on nagu need abbreviatuur siis, mis on nagu... Mis ta oli siis? National... Physique Championship, ma pean seda üle vaatama. National, see on siis NPC või? NPC, aha. Ehk siis vaatame kohe NPC bodybuilding. Jah, National Physique Committee. Okei, aga miks on siis, ma saingi aru, et sellepärast on lihtsalt klassikil nagu laiali. Ja IFBB on siis International Federation of Bodybuilding. Okei. No, aga kui sa peaksid jälle võistlema, kuhu sa läheksid? Mina teeks kindlasti IFBB-d. Või vaat ma 32 juba. Et minu profisportlase nagu nii on nagu läinud, et isegi kui mul oleks nagu geneetikat ja ma oleks noor ja võib-olla siis mõelda tõesti, et sa pead väga seda analüüsima, kui sul on tõesti nagu väga hea potentsiaal ja sa oled noor ja sa näed, et see on sinu tulevik, siis võib-olla ma mõtleks seda, et kui ma sealt saan lõpuks raha, et need, kes seal olümpiat ikkagi võidavad, neil on ju seal, ma ei tea, $1 million kontraktid on ju iga aasta, et see on ju see, millega sa tegelikult tood leiva lauale oma perele on ja selle nimel sa võid ka oma tervisega riskida, et palju on keevitajad ja ma ei tea, tegelevad igasugust ohtlike asjadega elus, et leiva lauale tuua, et seda võid ju panna võrdseks sellega. Ja, sa võid praegu nagu kõlad nagu see advokaat, tead nagu. Ei, aga selles suhtes see on ju mingil hetkel sinu isiklik otsus on ju, aga kahju on sellest, et seda otsust teevad paljud liiga kiiresti ja analüüsimata oma võimalusi ja oma tegelikult geneetilist potentsiaali, mis on üldse võimalik saavutada. Jah. Selge. Aga nagu ma saan aru siis, et see NPC, ütleme need ma alguses ei saangi aru, tead, nagu mul mingid tuttavad siis mingid täägivad, mingid NPC, ma ei saan aru, mis nagu NPC on. Kellegi Instagramil üks treener siis selgitas seda nagu natuke kirjutas, ja siis ma sain aru, et need 2 organisatsiooni läksid laiali ja siis nagu need inimesed, kes siis kasutavad neid aineid, on ju, need siis toetavad seda NPC-d ja muud siis, kes tahavad olla puhtamad, need siis on siis seal teisel pool. Aga see sport on ju meil suht populaarne, on ju? Ja eriti naiste hulgas, et naistele see väga meeldib ja minu meelest ta iga aasta läheb järjest populaarsemaks, et ütleme see bikini fitness iseenesest kui selline, ta ei nõua suurt lihasmassi. Kui sa oled treenitud naine, seal 2-3-4 aastat jõusali teinud, siis sa võid väga edukalt bikini fitnessis võistelda, kui sa oled geneetiliselt väga hea, sul on täpselt õige raam, kitsad puusad ja peenike piht ja ütleme sul see ka lihas allub treeningule hästi on ju, kiiresti lähed, ütleme, lopsakaks või et ma arvan, no see on võib-olla isegi hea, ju. Ja. See on nagu äge, et aina rohkem inimesi hakkavad siis naised trenni tegema, see ongi kihvt. Et kui dieediga, ütleme, ei minda seal üle käte, et sa tõesti seal naised tulevad, võtavad korraga jutti 30 kilo alla, ütleme, et teevad seda mõistuse piires, mis minu meelest see on nagu väga äge, et nad teevad seda. Aga Ats, vaata, kui ma natuke hiljem panen siia pildid ette, sinu pildid nii. Instagramist, siis mida on vaja,
et saada sellise keha? Kui palju aega peab, nagu, kas aastaid või siis päevi nädalas peab trenni tegema ja kui palju peab jälgima seda, mida sa sööd ja jah, et kui palju vaeva sa üldse nägid, et saada sellisesse vormi? No tõsine areng hakkas mul peale kusagil 2015 lõpp, 2016, kui ma võtsingi reaalselt eesmärgi, et ma tahan lavale jõuda. Ja see hetk hakkas peale, kus ma tegin vähemalt 5 trenni nädalas. Need olid täpselt õigetel aegadel tehtud trennid. Need olid niimoodi, et ma olin enne trenni korralikult söönud, ma peale trenni sõin õigeid asju, et ööuni on paigas. Mida sa peale trenni siis sõid? No oluline on see, et ütleme, kasvufaasis sa saad oma valgud ja ka süsivesikud, et sa võimalikult kiiresti taastuksid. Süsivesikud selles suhtes on igas spordis sõbrad tegelikult, et see süsivesikud halvad on, see on nagu müüt, et neid on vaja ja jätkusuutlikkuse mõttes on neid nagu väga vaja. Et treeningust taastumisel on neil väga suur efekt. Nojah, mina kusjuures praegu, kui ma ei tegele kasvuga, ma pigem tegelen selle nagu vormis hoidmisega. Mul ongi selline reegel, et kui ma peale trenni lähen koju, siis ma teengi endale valku, mingisugune lihatükk ja siis ainult näiteks mingi köögiviljad. Aga ma ei jälita seda kasvu, aga siis jälle hommikul ärkan üles ja siis näen oma keha ja olen suht õnnelik sellega. Enne muidu oli niimoodi, ütleme, kõhulihased paistavad nagu paremini välja, kui nagu ma sööksin ka süsivesik. Ei, absoluutselt, kaalu langetamiseks on see nagu süsivesikute arvelt, ütleme, kaloraaži langetamine on mõistlik mingile piiril, et kehal on vaja mingi kogus rasva ja mingi kogus valku, mis on nagu üldse toimimiseks nagu hädavajalik, et süsivesikud on see, kus sa saad nagu rohkem nagu vähendada. Aga okei, kui palju sa niimoodi siis trenni tegid? Mis on üldse su maksimaalne kaal olnud? Mu maksimaalne, ma arvan, tegelikult ma praegult olen suhteliselt maksimaalse lähedal, 95-96 on see hommikune kaal. Päris võimas on ju. Ja selle kaalu juures ma olen 2 aastat, ma arvan, kusagil olnud, et sealt on mul väga raske edasi saada. Ma üritan süüa ja ei tule. Aga sa tahad edasi saada? Ma tahan edasi saada, kui keha annab juurde selles suhtes. Kui ta ei anna, siis ei ole ju midagi teha. Ma ei hakka ka selle pärast mingit šokolaadi ja jätid sisse sööma. Praegu sa nagu, kas sa praegu õgid nagu toitu või sa rahulikult sööd? Või sa nagu paned nagu enda sisse? No praegult on mul toiduga nagu kehvad suhted, et on või? Isu ei ole, ma üritan süüa, ma peaks sööma tegelikult palju puhast toitu ja et natukenegi kaalu üles forsseerida, aga tihtipeale on see nagu, mingist hetkest hakkab see nii vastumeelseks ja mida rohkem sa nagu pressid, seda rohkem ta vastumeelseks hakkab saama ja mingi hetk pead nagu endale nagu mõtlema, et kas see söömine, nagu see ülesöömine või forsseerimine, et see stress, mis sa sellega endale teed, et kas see on väärt neid lisakaloreid või võib-olla oleks mõistlik samm tagasi astuda No, sest näiteks mõned inimesed, keda ma tean, ma ei hakka nagu nimesid nimetama, aga nad hoida seda kaloraaži või seda kehamassi, nad lihtsalt söövad seal palju kalorid, pooled nendes on siis nagu vedelikus vormis, nagu mingisugused jogurdid, banaanid, pähklid ja iga päev. Lihtsalt ma hakkan mõtlema, et see on küll magu, kuidas seal nagu, kas ta ei lähe hulluks. Ja teine asja on muidugi see, et see süda, sest kõik need asjad alati ju töötavad ja magu on üks nagu nendest nagu, ütleme, meie keha, ma ei tea, siis organites, jah, et mis nagu töötab, mida me ei saa kontrollida. Selles mõttes see on niimoodi. Ja jälle, kui sa mõtled, ma vahest proovisin ise süüa nagu täiega, nagu kõik kalorid täis saada, õudne. Mulle ei meeldi üldse nagu õgida. Ma söön küll palju, naine seal alati pahandab selle peale, aga mitte nagu nii palju, et nagu tissan jumal. Et ma pigem, mulle meeldivad üldse niisugused asjad nagu paastumised või siis intermittent fasting, ma teen suvisel ajal, et hoida ennast nagu parem. Mulle meeldib vastupidi, kui ma nagu toit on vähem. Igasugused on uuringud tehtud, et kui sa nagu vahest paastud või siis sööd vähem või siis nagu igasuguste vähirakkude nagu tekitamine langeb ka. Ega see tegelikult see, ütleme, kui sa vaatad nagu suurt pilti, siis tegelikult see toidu sisse forsseerimine on ju ülimalt mõttetu tegevus selles suhtes, et miks sa pead seda lisaenergiat nagu endale sisse forsseerima, et mingil eesmärgil, et kaalu tõsta kusagil, et kui võtta nagu evolutsioonilises mõttes või niimoodi on see täiesti mõttetu, et pigem nagu sa peaksid olema võimalikult efektiivne oma kehaga, Aga kiiresti lõpetame seda küsimuse, et näiteks kui sa teed 5 korda nädalas trenni, sööd ilusti, jälgid, kui palju sa pead nagu tegema seda trenni, et
ja siis saada lõppude lõpuks esimene koht. Noh, ütleme keskmiselt, mis ma trennides tegin, on ju, kusagil 500 tundi aastas tuleb see, on ju, kokku. Umbes. Mingit ma arvestasin. Et sul iga trenn rohkem kui 1 tund? Jaa, ma olen pigem pikema trenni tegija, et 1,5 tundi on minu... Ja sa tegid 1,5 tundi 5 korda nädalas? Jah. No see on ikka päris karm, sest mina teen ka kiiresti ütlen 1,5 tundi trenni, aga ma teen 3 korda nädalas ja ma tean, et kui ma lähen teist korda saali nüüdeks ja teen sama pikka trenni, ma usun, nagu mina isiklikult ei taastu. Ega see taastumine ei tulegi päeva pealt, see ei olnud nii, et näed nüüd ma ei teinud trenni, nüüd ma teen 5 trenni nädalas, et eks see oli ka enne see eelnev töö, mis ma olin ma ei tea, seal 7-8 aastat enne ladunud alla, ütleme küll mitte järjepidevalt, aga ikkagist, kehal oli ikkagist mingisugune kohanemine juba tekkinud selle jõutreeninguga. Et see ei olnud nagu, et ma lihtsalt nagu järsku hakkasin seda tegema. Okay. Et see on absoluutselt nagu õige, et see, et nüüd tee 5 trenni nädalas ja saad ideaalse lihasmassi enda jaoks nagu selles suhtes, et see ei ole reegel, mõni teeb 4, mõni teeb 6, on ju, et... Ja kui palju kuud sa pidid tegema niimoodi, et jõuda võistlusteni ja palju üldse see nagu ettevalmistusfaas on teil? No ettevalmistusfaasiks reaalselt, ütleme üldiselt võetakse seda, et millal sa siis teedile lähed, on ju, siis hakkab sinu tõsine ettevalmistusfaas. See on nagu lõpulikfaas ja ehitusfaas, palju siis see on? Seda on raske öelda, sest et mingi lihasmass oli mul nagu ette ehitatud ja siis ma hakkasin, ütleme, võib-olla 7-8 kuud oli niisugust 5 korda nädalas korralikku ehitamist ja siis ma läksin teedile, kus ma hakkasin tegema võib-olla 6 korda nädalas trenni üldse. Ja mis sa arvad näiteks võib-olla sinu kogemuse järgi, palju on võimalik nagu juurde võtta kaalu nagu 8 kuuga, kui sa teed 5 korda nädalas trenni, 1,5 tundi, sööd süsteem. Palju sinu puhul see nagu areng oli? Ma arvan, ma võtsin circa 3-4 kilo juurde, aga see lähtepunkt on hästi oluline. See on see, et kas sa alustad sellest hetkest, kui sa olid alatoitumises ja võib-olla trenni teinud üldse, sest see esimene rebound efekt võib olla väga suur, on, et ma nüüd hakkan korralikult sööma ja lähen trenni, sa võid 2 nädala pärast olla 3 kilo raskem juba, sest et su lihased on toitaineid täis, süsivesikut, vett täis ja kõik, et see lähtepunkt on nagu oluline, et sealt tuleb nagu ka seda arvestada. Aga ütleme niisugune optimaalne, kui sa teed väga targalt trenni ja sa oled juba sportlik inimene, ütleme, ja jõutreeninguga tuttav olnud, ma arvan, niisugune 2-3 kilo nagu, ütleme, lihasmassi aastas on väga-väga hästi saadud. Ja tuleb siis välja, et sina kõik need esikohad, mis sul on olnud, on ju, siin Eestis, ja ettevalmistused, osalemine maailmameestrivõistlustel. Kõik see aeg sa oled teinud trenni ilma treenerita. Ilma treenerita. Mis on ka omamoodi kihvt ja äge ja võimas. Jaa, et ütleme nii, et see on valdkond, kus on hästi palju infot tegelikult saada ja kui sul on natuke analüüsimisvõimet on ja sul on ka tuttavaid ja sõpru, ütleme, kes on kogenumad, kellega konsulteerida, siis sa saad ise selle pildi tegelikult päris kenasti kokku panna. Kui sina olid mul kusjuures, kui ma hakkasin seda jõusaali tegema. No väga hea, et see ei ole tegelikult keeruline, sul lihtsalt vaja süveneda sinna aru saada, samamoodi toitumine, sul on vaja saada makrodest, energia tasakaalust, on ju, kui sa natuke õpid enda keha tundma, et tegelikult see ei ole mitte midagi keerulist, et seal ei ole otseselt treenerit vaja, ütleme, treeneri roll on oluline seal võib-olla dieedi lõpukuudel või ütleme lõpunädalatel või viimasel kuul, kus siis mõnel on see, et see vaimne pool hakkab nagu ära väsima, et sellest toitaine puudusest ja sellest nii-öelda võib-olla võistluselisest stressist juba ja selles nii-öelda defitsiidis olemisest tekib sul see minapildi mingisugune, kas nüüd öelda väärastunud või ütleme kuidagi sihuke, sa ei näe ennast sellisena, nagu sa tahaksid näha või sa siis nagu muutud tujukaks või et vaatab peeglisse, näeb purki, et ei ole nagu heas vormis, on, aga tegelikult on kõik hästi, vaata, et siis on vaja treenerit, kes hoiab sind rajal, et ütleb, et näed, nüüd te seda, on, et ei, tee sama asja edasi, et kõik läheb väga hästi. Millal on need kõige raskemad siis ajad, kui sa võtad kaalus kindlasti maha, on ju?
Emotsionaalselt, vaimselt. Vaimselt on kõige raskem aeg kusagil see kuu enne võistlusi. Ja see on kogu aeg nagu raske. Ta on raske selles suhtes, et hobisportlane on ju. Sul on täiskohaga töö kõrval, kui on veel sul veel kool lisaks täiskohaga tööle kõrval, noh siis on veel ekstra tegevused on ju. Ja kui sa teed oma trennid, ütleme 6 korda nädalas teed ajal ära, et siis on sul suhe kõrvalt, mis vajab on ju ka tähelepanu on ju. Et lihtsalt sul see defitsiidis olles sul see energia nagu energiat ei ole kõigele keskenduda. Ja täpselt. Ja tekivad, sa oled nagu väga nagu tühiste asjade peale, lähed lõpuks nagu närvi. Et hästi oluline on seal ka endale nagu kogu aeg meelde tuletada, et see, et ma olen dieedil, ei ole teiste süü, see on mu isiklik vaba valik ja ma pean nagu ennast nagu ohjes hoidma. See on väga tark soovitus. Võimas. Et jah, aga see on päris raske on ju, ma arvan, et sa oled niisugune optimist, nagu positiivne inimene, ma arvan, et sina võib-olla tuled paremini toime kui enamus üldse Eesti inimestest, sest oleme ausad, aga enamus Eesti inimestest ei ole nii positiivsed nagu sina, et võiks olla. No ma ei oska seda öelda, kuidas on, aga eks see ole nagu endale mõtestamise küsimus ja olgem ausad, mõnel on seda lihtsam ka teisel. Et ma pean ütlema, et minu kehatüüp on selline, mis tegelikult ei taha väga suurt rasvaprotsenti loomulikult hoida, aga mõnele inimesele on see niimoodi, et keha, kohe kui sa hakkad sööma, siis kohe kaal tõuseb, vaata. Et neil on kindlasti raskem seda sporti teha ja ka see vaimne taluvuse piir, kuidas sa mõõdad seda inimestel on, et see, mis on minu jaoks raske, võib-olla teisele poole üldse raske või vastupidi, et minu meelest on see tegevus nagu okei, aga mõni võib-olla tunneb vaimselt, et see on nagu väga raske tema jaoks. Aga nüüd sa oled siis 3 korda võitnud siis Men's Physique'is on ju, esikoha, kõva mees. Naised armastavad sind, on ju. Kõik mehed siis kadetsevad, ütlevad mingi tegi mingisuguseid võttisaineid ja muid asju. Aga siis ma saan aru, et sul siis mõni hetk hakkas igav, on ju, ja siis sa läksid siis raske jõustiku peale, millega sa siis praegu tegutsed. Ma ei tea, kas see ei olnud nagu igav või see... See ei olnud kindlasti, see ei ole see, et nüüd ma olen võitud, nüüd ma nüüd Eestis ei taha võistelda. Ei ole nii. Tegelikult ma olen seda varem ka mõelnud, et ütleme mulle meeldib see kulturism ja see spordiala nagu väga äge, aga lihtsalt see effort, mis ta nõuab sult, see kõik see dieet ja see pühendumus on selline, et selle kõrvalt nagu oma elu nagu täie jõuga arendada on tegelikult suhteliselt raske. Ja kuna mul ikkagist nagu kõik see jõusali teema meeldib ja see on nagu hästi südamelähedane, siis nagu see kuidagi tundus nagu loomulik ja nagu tekkis huvi, nagu, kui ma spetsiifiliselt hakkan nagu raskuste tõstmisele progresseeruvalt lähenema, et kui kaugel mul oleks nagu võimalik saada niimoodi, et kui palju ma juurde saaks niimoodi, näiteks nagu ma maksimaalraskusi või ka tehniline sooritus on harjutust. Aga seal siis raske jõustikas on siis selline, et jälle sa lihtsalt võtad nii palju, kui suudad, on ju, see on see eesmärk, et mida rohkem sa võtad kaalu, seda kõvem sa oled. No ütleme, seal mingisugune paralleel on jah sellele asjale, et üldiselt mida raskem, et suurem mass liigutab suuremat massi. Seal ongi see küsimus umbes, et kui sa tõstad näiteks 180 kilo, näiteks surud rinnast, on ju, või 200, on ju, siis loogika on selline, et see, kes teeb 200, on siis kõvem kui see, kes teeb 180. Selles suhtes jah. Et see on nagu selles mõttes see poseerimine, see, kuidas ta iga üks tõstab seal, kas karjub või mitte, see nagu enam ei arvestata. Selles mõttes on nagu väga kerge, tavaline arusaamine, kes on nagu võimas. Ja ka treeningutes on ka väga lihtne progresseerumine, et sa mõõdad oma raskusi, sul on kava ees, sul on mingi pingutusaste, mingi protsent ees ja siis sa kuude lõikes mõõdad, kuidas see asi nagu arenenud on, et see on väga lihtne trackida, et või seda palju sul nagu siin mingi, ütleme, võistlushooaja väliselt seda lihasmassi juures on, seda sa ikka ei tracki kuidagi, et sa võib-olla sööd rohkem rasva juurde, on ju, sellepärast on kaal üleval, võib-olla, ma ei tea, keha jääb vett kinni, mis iganes, et see, et kas ma nüüd olen reaalselt progresseerunud, seda nagu mõõta on ikka raske. Aga seal sa siis, nagu ma saan aru, teed 3 distsipliini, sa teed nagu siis kükki, sa teed rinna surumist ja siis sa teed seda jõutõmmet. Okei, 3. Ja oled sa mõõtnud, mis näitajad sul olid enne selle tegevuse alustamisega ja siis kas on juba, kui palju sa oled seda teinud? Veebruarist alustasin jah, siis nagu
Veebruaris, okei. No, süstemaatiliselt treenida. Veebruar, märts, aprill, mai, nagu 4 kuu praegu. 4 kuu. Okei, ja ütle nüüd ausalt, kas on mingi see sinu maksimum, mis oli ennem, kas sa oled juba ületanud midagi? Ja näiteks kükiga on küll niimoodi, et enne, mis oli mingi minu absoluutne maksimum, on praegult minu siuke kusagil 85-90%. Aga mis oli su absoluutne maksimum? 200 oli see, mis ma olin enne nagu kükkinud. Ja nüüd on rohkem või? Nüüd on rohkem. Et, aga maksimum, vaat see on jõutõstmise juures nagu ka siuke tähtis lähenemine, et sa seda maksimumi proovid võib-olla 1-2 korda aastas maksimum, mitte rohkem, sest see maksimumkordus see annab tekitab nii palju stressi su kehal, et sa taastud sellest nii pikalt, et pikas perspektiivis see ei ole nagu mõistlik, et pigem on nagu seal väiksemate raskustega pidev töö ja siis sealt selle arvelt tegelikult see maksimum tõuseb ja siis sa nagu ajastad selle vormi nii-öelda selle võistluste ajaks, kui sa tahadki seda maksimumi teha siis nagu. Et sa teed praegu mingi 210 on su rekord või? Tegelikult ma olen 205 olen kükkinud, aga see oli päris tugeva varuga, ütleme, et aga kuna treeningkava on ees, et mu pingutusaste ei tohtinud seal kõrgem olla, siis ma ka rohkem peale ei pannud, et muidugi tahaks teada, et paneks 220, vaatame, kas tuleb. Aga eesmärk on siis midagi võita ka seal või? Ei, see on nagu, ma ei ole sellele nagu mõelnud, et ütleme, tore oleks Eestis top 3 tulla. See on nagu esmalt nagu eesmärk, mida nagu võiks. Aga kas seal on ka nagu kaalutakse sinu isiklik kaalu ka, on ju? Et kaalukategooriad on seal 83, 93, 105, 120 ja sealt üle. Aga sa kunagi mulle kirjutasid, et mis on see normatiiv, et võib-olla seda top 3 saada? Mis sa arvad, et palju sa pead nagu, palju ruumi sul veel on selleks, et nagu? Top 3, selles suhtes mul on nagu raske mõõta seda, mis on teiste meeste praegune progress olnud, ütleme, nagu eelmiste aastate tulemuste põhjal, ma arvan, et kusagil seal see total peaks seal kusagil 670, 680 olema. Okei, aga sinu maksimum siis kükk, me saime teada 205 siiamaani. No tegelikult selle põhjal ma nagu arvestan, nagu mis on see maksimumkükk, et seal on see pingutusaste ja siis on nagu mingisugune koefitsient, on ju, millega sa korrutad see läbi, siis sa teada, mis on nagu reaalne maksimum. Aga lihtsalt need inimesed, kes praegu istuvad, kuulavad, siis... Et mis ma nagu olen ära, siis teil on nagu... Sa oled nagu kükk on 205 praegu, ametlikult, ja rinnasurumine. 170. 170 ja siis jõutõmme? 255 on, mis ma olen ka tõmmanud, aga see ei ole ka nagu maksimaalne pingutus olnud. No see on päris kõva tulemus, 255, on ju? Selles suhtes see on ka isiklik rekord, mis on tekkinud selle praeguse treeningu käigus. Aga jõus selles gymmis on mingisugune niuke, vaatan seal stories, niuke suur mees, kes tõstab mingi üle 400 midagi. Rauno Heinlat mõtleb. Ja. Tema on see nagu record holder nagu Eestis või? Tema on ju maailma top 10 ramumees. Üldse maailmas, et ta on käinud USA-s võistlemas, ta on Arnold Schwarzenegger külas käinud ja selles suhtes. Tema peaks ka kujutsema poolest. Ta on ikka väga tituleeritud rammumees nagu maailma tasemel. Tema minu meelest, kui ma mäletan, ta maksimum jõutõmme mingi 476. Jah, et see on päris karm. See on väga jõhker. Aga meil on ka teine eestlane, Asko Karu, ma ei tea, kas sa tead, Karu deadlift või mis ta ei, mitte veel, ma uurin. Jah, et tema just tegi siin 457-ga 2 kordust ja ta tõmbas 482 minu meelest ühe korduse ära. Et ma nüüd teen talle reklaami, aga ta minu meelest läheb augustis, läheb UK-sse Giants Live'ile võistlema, kus siis on 50 000 inimesele, kes 505 kilo ära tõmbab. Et ta sai kutse sinna nii-öelda, et see on ainult kutsetega võistlus, kuhu saab siis minna. Et meil on siis omad Eesti tegijad täitsa olemas. Meil on täitsa kõvasid Eesti tegijaid olemas, jah. No võt, ja neid võiks ka rohkem olla, on ju. Ja võib-olla see podcast on ka selleks, et nagu motiveerida inimesi, siis meil nagu mõtlengi väga palju tagasihoidlikud inimesi, kes on andekad, aga nagu tagasihoidlikud. Ja võimas sats lahi siis nagu on üks siis esimene inimene, kes motiveerib, aga räägi mulle palun, jälle, nüüd me läheme sinna tumedale poole. Vaata, vaadates jälle sinu pilte, võimsaid, uhkeid, on väga raske uskuda, et sina oled üldse naturaalne sportlane.
väga raske. Ma tegin isegi küsitluse, sa mäletad? Ma mäletan seda. Kuidas see lõppes? Kas see oli... Et 55 ütlesid, et ei ole naturaalne, 45 ütlesid, et on. Okay. Ja enamus mu nagu treenerid, keda ma tean, mingid treenerid jälle, see on üks, et kõik on ju kadedad inimesed, kõik ütlevad, et tema on halb ja mina olen hea. No enamus ütlesid, et keegi ütles, et see on täiesti täis nagu tüüp, täiesti nagu, et kui ta ütleb, et on naturaalne, et kas mul on mingi nagu umbes et umbes nagu maailm on lame, keegi ütleb, et natukene. Need inimesed, kes sind isiklikult tunnevad, need ütlesid, et Atsil pere ei ole, raha on, teeb ainult jõusaali, ega ma küünlad ei ole hoidnud, et mina ei tea, mis seal on, et võib-olla ongi puhas. Aga niisugust kindlat niisugust nagu vastus, et Ats on niisugune puhas mees ja ei ole. Ja üks võib-olla suurim argument sellele minu poolt. Ma tean seda väga hästi ja ma tahan ise uskuda, aga vahest minu võib-olla suurim kahtlus, kui ongi kahtlus, või kahtlus on tekkinud sellest, et ei ole teist niisugust sarnast Ats Lahid, saad aru, kes oleks naturaalne. Kui keegi on samasugune kehaga, siis ta on kindlasti nagu isegi ei ütle, et ta nagu ei tarbi, vaid ta ütleb, et ta tarbib. See on täpselt sama, mis sa ütlesid, et kusagil Eestis oppides on kindlasti väga tublisid mehi, keda me ei tea ja me ei ole näinud. Selles suhtes me ei saa öelda, et teist sama andekat või palju andekamatki ei ole, kes on naturaalselt teinud, sest et ütleme, see on tegelikult niši valdkond, millega mina nagu tegelen, et see, et keegi siin lavale jõuab, on ju tegelikult väga väike protsent ja kindlasti on geneetiliselt. Aga mina küsin sind, keda sa tead, kellel on sama hea vorm nagu sinul või isegi parem, kes teeb siis naturaalselt või on nagu mees fisiigis osanud või kes tegi naturaalselt, kes nagu sina oled kindel, et see on naturaalne mees, et 100% ma teda tean, tema kindlasti niisugused jamasid ei tee. Vot ma ei oska seda kindlalt öelda, sellepärast, et ega kui ma vaataks ise enda piltena, ma ei saaks ise ka öelda kindlalt, et kui ma ei tea, et näed, ta kindlasti ei ole teinud. Ma ei tea seda ju. Võib-olla on teinud, võib-olla ei ole teinud, on ju. Mina tean ainult seda, mida mina olen teinud või ei ole teinud. Et see on see, mida ma saan öelda. Ja sina nagu oled kindel, et see ei ole? Mina olen 100% kindel, et mina ei ole kunagi teinud ja see on nagu tulnud lihtsalt raske tööga ja võib-olla siis ka selle geneetilise andekusega. Ja kui praegu tuleb see meie Eesti anti-doping agency praegu, siis kontrollib sind, siis oled nõus? Muidugi olen nõus. Ma olen neile varemgi proovi andnud ja ma võin ka praegu anda. Aga jah, lihtsalt mõtlengi, see doping on täiesti oma ette teema, sellepärast, et ma tegelikult, ma midagi teadsin, kuna ma jälgin väga palju UFC-d ja seal on siis nagu see vaada nagu sama nagu dopingusüsteem nagu olümpiamängudel, siin testitakse 365 päeva aastas, nagu võib keegi tulla ja kui sa lähed kuhugi minema, sa pead teavitama neid ja see asi hakkas nagu sporti palju puhtamaks tegema. Aga millest ma nagu ei saa aru, et võib-olla see bodybuilding on siis nagu võib-olla nagu tulebki välja teistest spordialadest. Et umbes iga spordialas on sportlased, kes näiteks kasutavad dopingut, aga ütlevad, nad ei kasuta. Ei, muidugi see on... ütlevad, nad kasuta ja siis jäävad vahele. Aga näiteks selles bodybuildingus on see asi, et on olemas isegi organisatsioon või siis nagu see kategooria, kus sa nagu on lubatud, aga lihtsalt sa pead nagu hiljem siis nagu peatuma ja siis nagu mitte kasutama. Ja see käib nagu, sa saad aru, et see nagu, kas see on siis ikkagi see sport või see on nagu, mingisugune juba nagu tead see WWE wrestling. Et sa nagu, et kõik on lubatud, meil on vaja show'd, saad aru. Et kas on siis nagu, kas on ikkagi... See on ka üks suuri põhjus, et miks tegelikult see dopingukontroll ei... seal on teisi põhjuseid ka, aga see on üks põhiline põhjus, miks dopingukontroll tegelikult on selline, nagu ta on ka IFBB-s. Ongi see, et kui sa lähed igalt mehelt nagu dopinguproovi võtma, siis sa ei näegi show'd. Sa näedki seal, minust tõenäoliselt natuke suuremaid poisse, aga mitte suuri poisse, nagu mitte seal 120 kilo lihasmassi ja selliseid. Ja siis see ala ju selliselt tegelikult kaotab ka selle atraktiivsuse. Bodybuilding lihtsalt heas vormis poisid on ja seal seisavad rivis ja siis kaovad sponsorid ära, siis ei tule raha. No ka vaata, kui me võtame korvpalli või kui me võtame pesapalli, baseball on ju, kui me võtame siis... jalgpalli kõige suurim mäng, siis seal kõigi vaatavad seda, et nad tahavad show'd näha. On ju mingisugune elamus. Elamus on võib-olla synonüüm selle show'le.
aga seal on suht päris karm see, mina isegi ei mõelnud kunagi, et mingi pesapallis on mingi dopingukontroll. Ja kui sa jääd vahele, siis umbes kõik nagu Filito mingi 8 aasta läheb puhkama, kui veel, siis võib-olla elu lõpuni. Ja selles mõttes, et ma mõtlesin, et minu arust, et sealt see kuidagi nagu ei aita, aga tuleb välja, et aitab. Ja jah, lihtsalt jälle, nagu me ennem juba rääkisime, et kui sul on lubatud mingisugune nagu asi, siis väga raske on ennast nagu peatada. Ja võib-olla läbi, me kõik teame, kui palju inimesi on siis bodybuildingu maailmas nagu ära surnud mingisuguse südameprobleemide tõttu või veel midagi. Et see on selline nagu lõpus kokkuvõttes niisugune raske sport, on ju, kui sa nagu jääd üksinda, kui sa oled juba vanem mees, näiteks see, kes oligi? Randy Coleman on tema nime või? Ronnie Coleman, kui ta läks sinna Joe Rogani juurde, kui ta rääkis, kui palju tal igasuguseid operatsioone on olnud. 13 või 14 diskist. Issand jumal nagu ja selles mõttes on nagu karm kuulata, aga tema on jõudnud kuhugi, saad aru, tema nagu vähem ajalukku ennast pannud. Vot see ongi see, millest ma rääkisin, et see geneetika ja mingist õigest heast see otsuse tegemine nagu sellele teele minnes. Et mina teda nagu selles suhtes ei mõista hukka selle nimel, mis ta, või see, mis ta saavutanud on ju tegelikult see, et tal on 10 miljoneid $, ta pere ja lapsed elavad väga hästi. See, et on oma tervis andnud, jah, aga paljud isad ohverdavad oma pere eest väga palju. Et minu meelest on ta mehena või ütleme siukse ka evolutsiooniliselt või niimoodi mõeldes mehena kindlustanud oma perele ju. Kas sa tõesti arvad, et nad teenivad nagu nii palju? No, selles suhtes see ei ole mingi auhinnafond, et ma nüüd saan 10 miljonit, aga sellega kaasneb, sa teed oma supplemendi äri, on ju, Ronnie Coleman, ma ei tea, proteiin, kreatiin, on ju, sa teed oma mingi rõiva äri, on ju, siis tekib sul palju connection'id, kellega sa teed mingi, võib-olla teed hakkad mingi võistlusi korraldama, sealt tuleb nii palju neid akneid, mingi mägesinidega hakkad koostööd tegema, on ju, et kõik see kokku tegelikult tekitab selle. Kiire küsimus. Mis on vahe Mr. Universe, Mr. Universe ja siis juba kõik keelelad sassi ja Mr. Olympial, mis on see vahe? Ma täpselt ei. Ma saan aru, see Mr. Olympia on see põhikategooria. Mr. Olympia nagu põhjana. See Miss Universe on võib-olla see amatöör nagu. Ei, see on ka professionaalne, aga mäleta, kas ta nüüd on NPC all, vist on ikka Mr. Universe ka siuke võistlus korraldatakse. Aga ma ei ole 100% kindel, ma ütlen, ma ei ole selles maailmas nii sees, et ma nagu kõike täpselt tean. Ma tean täpselt seda, mis on nagu minul vaja teha ja mis minu ümber toimub, aga päris kõike ma nagu... Kes on võib-olla olnud su niisugune eeskuju nagu bodybuildingu maailmas, keda sa võiksid nagu välja tuua või kas või lihtsalt kellega nagu keha sulle meeldib, kes on nagu tubli sinu arust ja nii. Näiteks kui ma tulin boksimaailmas, siis mul oli alguses Mike Tyson, siis oli Roy Jones võib-olla, siis oli nagu Muhammad Ali või siis oli Muhammad Ali ja siis Roy Jones, nagu võib-olla kes sinul oli siis selline eeskuju? No Chris Bumstead on siuke, kes on, ütleme, Ryan Terry on siuksed, mulle meeldib, kui sportlane on ka suhtumiselt sportlane ja siuke intelligentne nagu selles, palju on siukse andekaid sportlasi, kes füüsiliselt on andekad, aga võib-olla see mõistuse poole ei ole. Nagu meil seal gymmis käivad mingid tüübid, on ju, kes seal arvad, et on kõvad tegijad, on ju, või siis igal pool. No neid ikka on ja et minu meelest sportlane peab ka olema nagu õigel kohal. Ja see täiskomplekt on see, mis on atraktiivne või mis on eeskujuks, et näed, tal on nagu fookus vaimselt ja mentaalselt õiges kohas ja ta ka füüsis nagu selles suhtes. Õige, minu jaoks kõige õudsem on see, kui keegi läheb jõusaalis, hakkab kätega vehklema, seal teeb mingi varjupoksu või veel, see on nagu issand jumal, nagu see on vist võib-olla kõige valem koht üldse, kus niisugused asja teha. Ja siis sul nagu olemas nagu õige saal, kus nagu on kotid, kus on mehed, kes saavad aru, mis sa teed ja mine sinna nagu tõesse ja näita, muidu sa ehmatad lihtsalt inimese ära või ma ei tea, mis sa tahad sealt nagu, inimesed võib-olla ei ole lihtsalt nagu väljendust, ta on õudne ja samamoodi, kui inimesed seal nagu loobivad kuradi kang ja see on nagu nii õudne, seal on mingi karjuvad midagi, mis nagu tegijad et siis õudne lihtsalt, kui keegi kuuleb ja te käitute niimoodi, siis palun ärge kurat käituge, siis varem või hiljem saate lihtsalt vastu pead kellelgi. Ei no tõesti. Ei, see varjupokse teema on ju hästi naljakas, nagu ma pole ka aru saanud, mis toimub nagu selle inimese peas, kes läheb nagu rahvast täis jõusaalis ja varjupoksi on ju selles kohas, mis ei ole poksisaal on ju.
ja kõige hullem, kui sa võtad veel mingid lohakad 20-kilosed antid, mis ei anna sulle midagi, võivad vaid vigastusi tekitada ja sa viskad neid sinna peeglisse. Muidugi neid kõige rohkem friike on ikkagi võib-olla USA-s, kes teevad igasugust jama, aga näed, meil on ka, et ja kui ongi võib-olla soovitus targadelt inimestelt, et minul teadsid, kui tahate teha jõudu, käige jõusaalis, austage teisi külalisi seal, on ju. Natuke fun'i võib ikka teha, aga sellest... Kui tahate boksida või siis vehkelda mingi kätega, minge siis õigesse kohta ja seal tehke need õiged asju. Mina koolitan üldse oma neid õpilasi niimoodi, et kui te tahate näidata, et tegeleda võitluskunstidega, siis ainuke koht on siis 2 kohta. See on siis treeningsaal või siis võistlused, kõik. Ma isegi ei poolda, et keegi paneb autosse rippuma mingi boksikindaid, sest keegi ei saa kontrollida, kui kõva boksija sa oled. Sa paned mingi, iga tüüp käib mingi ükskord boksitrennis, paneb mingi boksi asi, hakkab niimoodi ülbes käima, sest tegelikult see käitumine, see on ülbe käitumine, umbes see näitamine igale poole, et vaata, ma olen ohtlik, ma olen ohtlik, ma olen sulle vastu pead anda nagu igat pidi. See nagu vastupidi, see tõmba seda atraktiivsust eemale. Võitluskunstnik peabki olema selline, ma ei tea, nagu mina või keegi Edwin Kibus, kellega me teeme trenni, kes on vastu. Aga see on ka sportlase areng tegelikult, ütleme selle sportlase teekonna jooksul minu meelest, et see nii-öelda see välja näitamine on see, just see algusetapp on ju, et nüüd ma olen 2-3 kuud teinud, nüüd ma näitan välja seda, ja siis sa teed natuke edasi ja lõpuks, kui sa oled mingi aasta-paar teinud, siis sa saad aru, et tegelikult ma ei ole ikka üldse nii kõva vend, et mul on ikka vennatavad niimoodi tuule alla. Mida rohkem sa edasi teed, seda rohkem saad seda aru. Jaa, täpselt. Ma mõtle selle peale uskumatu, kui me räägime kiiresti boksimaailmast. Siiamaani, alates Eesti taasiseseisvust, 91 on ju, 20 aastat on möödas, täpselt. 20 aastat tuleb siis august. Ei ole ükski Eesti boksija. See on 30 aastat möödas ikka. Vabandust, näed, 30 aastat, ja mis ma räägin? Ükski ei ole 30 aasta jooksul, ükski boksija, Eesti boksija, isegi jõudnud lihtsalt osaleda olümpiamängudel, et ta jõudnud ennast nagu sinna panna. Mõtle, mis tase meil on ja meil on ikkagi tugevad boksjad Eesti sees, nagu Eesti jaoks. Aga mida me räägime siis nendes, kes seal lihtsalt vehivad kätega, mis tase neil on, sa saad aru. Et kui kahjuks, kui kaugel meil veel oleme, isegi meie Eesti judokad 2000 alguses käisid ja võitsid medalid. Nad käisid ja nad võitsid medalid, et kui palju ees see judomaailm oli siis. Seepärast mõtlengi, meil on nii palju ruumi ja kui keegi tahab tõestada, siis palun tõestage seda võistlustel, ringis, tooge meile medal olümpiamängudel. Aga kui lõpetada selle Mr. Olympias, mulle ikkagi minu eeskuju, lihtsalt kui vaadata, on ikkagi Schwarzenegger. No ta on ikkagi see pioneer, kes... Kui sa vaatad tema keha, tal tõesti see proportsioon on nii ideaalne. Ta on niisugune nagu suur, aga ta ei ole niisugune nagu friik. Et see on nagu... sealt see classic physique tuli ka, mis ei ole, et open bodybuilding ikka, kui sa vaatad siin Big Ramit ja Phil Heath ja kes siin on, see on ikkagi, sa oled ikka nagu, see on ikka friik. See on karm, sa võid nagu ennast kohe nagu seal ära tappa ja siis saada oma keha jaanipäevale. Saad aru, et nagu sinust tehakse šašlõkki, see on nagu juba nagu, õudne. See on show, jah. See on nagu niisugune, see on show, aga ma tahaks kunagi teha tegelikult mingisuguse filmi, nagu kunagi oli see film The Wrestler, kus Mickey Rourke mängis. Mäletan. Ja ma tahaks teha mingisuguse nagu võimsa filmi just nagu sellest bodybuildingu sellest teisest poolest. Et kui palju sa neid filme tegelikult tehtud, ma pärast vaatan, mis... Kui palju sa puudud kokku selle nagu mis on need tagajärjed, mida nagu paljud ei näe. Sest tegelikult, miks ma seda nagu niimoodi võtan, nagu võib-olla nagu sarkasmiga, on sellepärast, et kui me midagi võtame oma ressurssides, mis meil on ette näidatud, siis me pärast me ei saa igavasti niimoodi olla. Ja võib-olla just, kui me räägime veel dopingus, siis üks võib-olla suur müüt on see, et paljud mõtlevad, kuidas. Ma olen jõusaali, ma natuke kasutan dopingut, kuni ma olen suur ja siis ma enam ei kasuta ja siis ma jäängi selleks. Aga nagu me kõik teame, et selline asi ei toimi. Ja siis, kui sa paned ennast juba selle teekonna peale, siis sa kahjuks juba pead minema selle teekonna peale. Ja nüüd ongi see asi, et kuidas nagu siin vastu võetakse ühiskonnas, kas oled aus, kas ei ole aus, kas sa nagu
oled nõus, et tulevikus hakkad kannatama oma tervisega ja siis sinuga võivad juhtuda ükskõik mis asjad ja selles mõttes paljud ju noored ei mõtle selle peale, kui nad hakkavad niimoodi pihta nagu, ja siis panevad kõik nagu sellele diilile, ütleme niimoodi, deviliga, siis nagu kuratiga, okei, et ma olen nõus andma oma tervis, palun too mulle neid asju ja jah. See on huvitav, aga... No selle dopinguga tegelikult on ju see ka, et miks paljud inimesed arvavad, et see, kes võib-olla näeb keskmisest parem välja, kindlasti on teinud, et tihtipeale need inimesed, kes on ise juba liiga vara tegelikult liikunud selle dopingu peale ära, kes polegi oma seda naturaalset potentsiaali kätte saanud ja siis neil ei olegi seda arusaama, et sa võid naturaalselt ka kusagile jõuda, võib-olla 10 aasta, võib-olla 15 aasta, aga sa saad tegelikult mingi suhteliselt sükse decent, ütleme, sükse keha ikkagist endale ehitada. Et nad ise kiiresti läinud lihtsama vastupanu teed ja siis nad nagu nii-öelda näevadki seda kui ainukest teed. Kõige tähtsam küsimus, Ats, Lahi. Nii. Kes on Eesti läbi aegade võimsaim kulturist või bodybuilder? Noh, ma arvan, et siin paljud nõustuvad, et see on Olev Annus. Mina ütlesin, ma arvasin, et sa võtad Ott Kiivikas. Come on, kas Ott Kiivikas ei ole või? Ma arvan, et Ott Kiivikas on kõige rohkem võistlusest osa võtnud ja ta on väga eduka karjääri teinud, et seda ei saa nagu salata. Aga ma arvan, et see nagu, mida Olev Annus tõi nagu lavale konkurentsi mõttes maailma parimatega tollel ajal, võib-olla nagu kõige kõrgem saavutus. Vabandust, aga ma olen väga nõrk nagu bodybuildingu ajaloos. Olev Annus siis võistles enne Ott Kiivikat. Jaa, ta oli nõukogude ajal üldse. Nõukogude ajal, okei. Aga okei, ja siis ta läks sinna nagu maailma lavale ka. Ja ta on Mr. Universe olnud ja... Okei, aga mis on siis Ott Kiivika, siis minu arust on siis kõige nagu populaarsem inimene selles bodybuildingu maailmas ja Eesti bodybuildingu maailmas on ju. Mis on tema kõige suurem saavutus, kas seda sa tead? Ott Kiivikas tuli amatöör-olümpia võitjaks oma kaalukategoorias. Minu meelest seda ta ise tituleeris ka päris pikalt, et nii-öelda amatöör-olümpia siis, kui ta oli IFBB all veel. Aga kas see on nagu võimas tulemus? Ei, see on väga hea tulemus, selles suhtes, et see on kõva tulemus ja ta on Euroopa meistriks tulnud ja palju medaleid toonud muudelt suurtelt võistlustel, et ma ei tea, mis tal see võistluskoor on, mis on 65 võistlust või midagi sellist, et see on ja 20-kordne Eesti meister on ju. Aga kui vana ta praegu on? Ma täpselt selle vanust ei oska öelda. Üle 40? Ja ta siiamaani võistleb? Ma ei tea praegu neid võistlusplaane, et vahepeal oli plaan proosse minna, aga minu meelest siiski nüüd mitte, et võib-olla amatöörides ikkagist võistleb edasi, et eks see ole ta isiklik otsus. Aga lihtsalt kiiresti nagu lihtsalt fantaseerida. Sina tead kehaehitusest päris palju. Mina tean normaalselt, kuidas mehe organism töötab. Me kõik teame, et meil on sees niisugune evolutsiooniprogramm, et vanusega meie siis põhimeessoo hormoonid lähevad alla. USA-s on väga populaarne see nagu... Testoteraapi. Täpselt. See tähendab seda, et kui su nagu level läheb alla, me süstitame sulle ja kusagil 50-test hakatakse meie nagu täisväärtuseks meest. Et seal oleks nagu edasi nagu kõik hästi. Ja siis ongi küsimus, kas ongi võimalik nagu võistelda naturaalselt, kui sa oled juba üle 40? Võistelda naturaalselt on muidugi võimalik, aga ütleme see, oleneb, mis sa oled enne olnud, on ju, kindlasti su see lihasmass nagu loomulikult väheneb kogu aeg, aastalt aastasse, kui sa oled üle 40, sa tõenäoliselt tood nagu vähem lihasmassi nagu naturaalselt tehes iga aasta lavale. Et kes su konkurendid on, kõik sellest sõltub, aga kindlasti sa ei ole oma nii-öelda prime'is enam. Et sellega peab arvestama. No jah, see ongi jälle selline filosoofiline jutt, et lihtsalt võib-olla see äri ongi võib-olla mõnes mõttes niimoodi ehitatud, et kõik tahavad näidata, et osta igal sellel lisandil, mingi proteiinil, pulbri, nagu niisugused suured mehed, umbes kõik arvatud, kui sa ostad seda ära, siis sa oled suur. Aga tegelikult me kõik tuleb välja, kahjuks teame, et need tulemused peituvad tihti muudes asjades. Ja absoluutselt, et see on puhas business, mis on nagu toidulisandite business ja et ma ei ütle, et need toidulisandid nagu üldse ei peaks tarvitama, neil on oma koht, aga see kasutegur on seal võib-olla siuke
1-2% on ju, kui sa neid õigel ajal kasutad, võrreldes sellega, et noh, nagu mina kunagi ostsin keskkoolis oma esimese mingi Hera 80 proteiini, mul oli see nagu see usk sellest oli juba nii suur, et ma arvan, et seal oli mingi siuke tugev placebo-efekt mulle juba, et kui ma nüüd selle võtsin alla ja läksin trenni tegema, mul oli nagu ise uskusin, see trenn vähemalt 2 korda kasulikum mulle. Aga Ats, lõpuks saan küsida, et väljaspool trenne, väljaspool tööd, millega sa üldse tegutsed, mis on nagu hobid või mida sa teed? Trenn on suuresti hobi on ju, mingisugust nagu hobi näitamist olen ka teinud vahetevahel, et mingi klišee oleks öelda, et meeldib reisida, kellel ei meeldi reisida, mõned panevad Instagrami peossegi. Aga sa oled ju käinud selles USAs. Jaa, mitu korda. Ja sa oled käinud selles legendaarses saalis Gold Gymis on ju. Ja kuidas seal oli siis? Ütleme, et ta on üritatud hoida siuke retro, nagu ta oli umbes Schwarzeneggeri ajal, et seal seinadelt värv koorub ja siuke õhkkond seal sees on, et korralik turistilõks muidugi, $40 on ühekordne sissepääs. Ja masinaid on palju, filmida sa seal ei tohi, pilte sa seal sees teha ei tohi. Et mingitel hetkedel seal käivad ka bodybuildingu maailma siuksed tipptegijad veel ikkagi trenni tegemas. Aga need tavaliselt käivad seal 5-6 aega hommikul, kui meie käisime suht palju rahvast ja ütleme, käidud, linnuke kirjas. Kas ma seal iga päev tahaks trenni teha? Ei, tõenäoliselt mitte. Aga räägi, kas sa alkoholi üldse tarbid või? Ei. Üldse või? Okei, tegelikult vahest ikka klaasiki veini ja mõni hea siuke käsitöö. Ei, muidugi, jah. Et selles suhtes siuke väike lõõgastus on ikka hea. Aga minu arust selles ei ole midagi halba. Ei, muidugi absoluutselt, et kõik on ju mõõdukuse piires. Mina ei tarbinud alkoholi üldse 7 aastat. Ja siis ma arvasingi, et ma enam ei tarbigi. Aga kui mul sünnis kõige noorem tütar, siis ta magas nii halvasti. Ma alguses sõime neid mingi valeriaani tilkasid või mis ongi rahustavad tilkasid apteegis naisega. Aga kui kaua sa neid saad seda ühte sama maitseid juua, siis ma mõtlesin, kuule, et äkki jooks veini, prooviks peale 7 aastat, ütelda, et see on nagu hea südamele. Siis ossimegi ja siis kuidagi mina isiklikult taasavastasin alkohoolimaailma, et sa ei pea nüüd enam nagu täis jooma ennast, või sa võid nagu nautida natukene. Näiteks kui ma joon enne und 40 seda jäägermeistrit, siis mul tuleb kõige parem uni. Mulle näiteks meeldivad viskid, mulle meeldib, kui mingi hea viski on, et siis siuke klaasi põhja peal on ja mekid natukene ja teeb ka siukse, ta toob natuke maha siukse vaimse pinge, kui sul on väga siuke stressirohke päev olnud, sul maja siukest väikest. Ja ma märkasin seda, et kui näiteks sa ei ole nagu piisavalt maganud, siis on natuke väsinud ja sa päeva õhtut tahad mingit alkoholi rohkem juua, nagu on aga kui sa vastupidi magasid hästi, siis seda üldse ei taha. Ja see ongi see asi, seepärast, minu arust on nagu jälle iga asja puhul, kas dopingu puhul, alkoholi puhul, ma ei tea, seksi puhul, nagu kõik peab olema mõistlik. Täpselt, tasakaal peab olema. See ongi see asi ja see on tegelikult, see on terve maailm, kui sa võtad veinide maailma, ma ei tea, viskide maailma. Ma mõtlen, see on nagu, ma olin ka selline, ma olin selline radikaal, et ei, kõik on halb. Ja kui ma olin nagu taimetoitlane näiteks, siis ma olin ka nagu radikaal. Ja tegelikult mul see mõte on väga lähedal. Aga ma ei suutnud siiamaani leida oma elustiiliga sellise toitumiskava, kus ei oleks loomavalku, mis oleks minu elustiili jaoks nagu täiuslik. Ma väga ei tahaks tegelikult ausalt öeldes, et keegi peaks kedagi tapma selleks, et ma saaksin funktsioneerida hästi. Et sul on see ideoloogiline... Jaa, mulle ei meeldi selles mõttes, et see on tegelikult, me oleme nii harjunud, aga kui me võtame kas või väikse koerakese, kes hakkab olema meie siis parimaks sõbraks, ma ei tea, 10 aastat, koerad umbes elavad nüüd, või kui me võtame väikse põrsakese, sest nende vahel, nende hingede vahel, nagu selle elava energia vahel, ei ole ju palju erinevat. Aga näiteks, kui midagi meie koeraga juhtub, siis issand jumal nagu, et kuigi tema hing on suht sama nagu sellel põrsakesel, keda me sööme. Aga lihtsalt me oleme nii nagu juba võtnud seda ja seepärast ma saan aru, et see on nagu, tegelikult seal sügavas, mul see mõte täiega ei meeldi. Samas ma ei ole veel leidnud nagu seda süsteemi, et nagu saada täieslikult nagu taastuda ilma loomavalguta, kuigi ma väga tahaks, et see oleks nagu mõnus ka, et sa ei peaks nagu sööma toitu, mis sulle ei maitse.
seepärast ja siis ma olin radikaal. No see teema on nagu väga sügav ja laialdane teema, et seda arutada. Täpselt, lihtsalt ideoloogiad on nii palju erinevaid. Ja mina näiteks ei suuda, lihtsalt mina ka ei suuda nagu nendest inimesest aru, kes nagu käivad mingid jahil, nendel on mingi võimas püss ja seal mingi jookseb mingi loom ja siis nad nagu, ma saan aru, et see on nagu õige, et seal kui on nagu loomi liiga palju, siis need loomad söövad teisi loomi ja siis rikuvad nagu metsa või midagi veel, et neid on vaja nagu ära lastagi, et kõik see nagu balanss olekski olemas. Aga no ma ei tea, ma arvan, et selles mõttes, et kui ma peaksin nagu elu ja surma küsimus, siis ma nagu teeksin, muidugi ma peaksin kedagi nagu ära tapma, et sööma, aga kui seda valikut veel ei ole ja see on nagu selles mõttes, et aga kalapüük, kas või kalapüük, kõik need asjad selles mõttes, et see on parem, see on kuidagi parem, ma ei tea, aga ikkagi no jah, mul on see nagu pisik sees, et üldse nagu kellelgi nagu elu äravõtmine nagu ma ei tea, üks asi on see, kui see oleks nagu natukene vahest. Teine asi, kui see on niisugune nagu, me ei teagi, kui palju õudus seal tegelikult käib, kui palju seda energiat iga päev nagu tapetakse ja mõtlengi, et kui jälle, et see minu jaoks vahet ei ole kahjuks mingi armsa koore vastas või nagu selle looma ees, keda me pärast sööme, aga lihtsalt on kerge mitte mõelda selle peale, on ju? Jaa, mõndad asjad, selles suhtes, et kõik elus toimuvat analüüsid on nagu, see ühe inimese pea jaoks on ikkagi nagu päris palju, et no jah, aga lihtsalt see on nagu, tead, see ongi, ma olen tegelikult kunagi ma loodan välja ühte audiosarja kirjutanud tegelikult, mis on just nagu Levilas, ma kirjutasin Levili jaoks, mis ei ole veel väljas, aga seal ma puutusin kokku just selle toitumisteemaga ka ja siis ma kirjutasin ka selles nagu pikemalt nagu lahti, et see on ühel pool, moraali pooles on see väga hea, et kui sa ei söö, ei tapa kedagi, aga teisel pool nagu siin on jälle küsimus, kas sa suudad eksisteerida külmamas kliimas. Näiteks ma kohtusingi ühe inimese, kes tegi mulle suure avastuse, töötas pool aastat Eestis, pool aastat selles Kanaari saartel. Ja siis töötas, kui ta läks Kanaari saartele, kus oli päikest palju, siis ta suudis olla täiesti taimetoitlune. Kui ta tuli tagasi Eestisse, siis ta ei suutnud. Huvitav. Aga huvitav ei ole see ja miks? Ma saan, vastus on täiesti olemas. Sa tead, milles on vahe? Päikeseenergias. Sest tegelikult päikeseenergia aga see, et just nagu taimne ja loomne nagu, et ma tean, et ma suvel tahan nagu vähem süüa, see on nagu loomulik. Vaata, ma seletan sulle. Vaata, iga loom, iga taim on päikeseenergia edasi viia. Päike paistab, on ju? Rohi kasvab. See on esimene energia, see nagu... Ja sa mõtled toiduahelat, on ju, kuidas järjest nagu ta liigub edasi, eks ole. Siis, see on nagu, siin on juba rohus on see päikeseenergia olemas. Siis tuleb loom, sööb seda rohtu, saad aru? Ta on nagu järgmine lüli, saad aru? Päikeseenergia lüli. Sa saad sellest ja, ei, ma saan aru, kuidas see toiduahelast energia pärast tuleb inimene või siis teised inimesed, või teised loomad, kes söövad seda looma. Saad aru? Aga kõik me sööme ikkagi seda päikeseenergiat. Ja kõik, kui sa jälgid neid analüüsid, neid religioone, näiteks, kus ei ole nagu loomade söömine lubatud, kus on taimetoitlased, siis need on tulnud seal, kus on piisavalt palju päikest. Kui sa võtad Indiat näiteks, või siis kus need ida ja religioonid on tulnud, siis seal on kogu aeg palju päikest. Huvitav mõtlemine, jah? Ja täpselt. Ja kui on päikeline ilm, siis meie tuju on kohe parem. Absoluutselt, sellega ma olen nõus, et tuju on parem. Aga miks? No võt, energiat saab tegutseda kohe. Alateaduslikult. Kui tuleb päike, see on energia, mida me teame, et annab meile ressurssi juurde. Me isegi ei mõtle selle peale. Aga kui päikesele tuleb, me oleme kohe positiivsemad. Miks? Ja see on seesama energia lihtsalt. Sellega ma olen nõus. Ja toiduga on tegelikult sama asi. Ja lõpuks, kuna me peame juba lõpetama, siis ma tahaksingi kõigepealt tänada võimsat Atsi. Aitäh kutsumast. Ja ajalooline podcast. Ma tahaksin tänada meie podcasti sponsorid, avaeksperdid, et me olemegi siin avaeksperdi saalis ja siis parimad aknakatted ja markiisid avaeksperdid teevad ja siis muidugi meie production company ehk siis videoteenused Infocus Media, Aleksid, kes istub ja siis mind ka, sest ma olen ka selle ettevõtte juhatuse liige, kes teevad siis ägedaid videoid nii ettevõtetele, kui teeme ka neid podcast'e, et ja see oli siis lihtsa podcast'i esimene osa, külas oli Ats Lahi ja siis suur tänu, et sa tulid.